Ma tegelikult ei ole üldse tuju neid vloogi kokku panna ja ma ei tea, miks filmin, aga igaks juhuks filmin. Äkki panen üks päev. Ta ei ole katki, ta on armas. Mina. Miks ma need siin praegu? Ei tea, osta teil ühed endale. Nii. Girl. Need on need, mis on. It's too late. Teantsik, vaata neid. Need sulle sobivad. Need on ägedad ka. Aga mu silmad on ilusti punnis. Mida sa karjud? Kelle peale sa karjud? Tere hommikust. Igatahes mu kraanikaus on ummistu. Ma panin talle 100 korda torusiili ja juba lüksin siit noa läbi ja ma ei tea, nüüd tuleb seda vett, ma ei tea, kus kohast see vesi tuleb. See ei liigu. Mina ei tea. Tõmbasin selle toru lahti ja ega ma ise ka ei tea, mis ma teen. Aga no siin ämbris ruumi on. No nüüd hakkas liikuma, nüüd torkisin seda siin niimoodi. Ma ei tea, mingi pass seal kinni oli. Ma tunnen, ma on nagu see Märten Maljukal. Niimoodi korras. No nii, vot, kutsuge mind. Ma tulen teen toru puhtaks. Väikse näite ATH-st. Praegu on hommik, ma olen isegi vett joonud. Ja ma tahtsin sahtlist midagi võtta. Ma keetsin omale teed. Ja ma hakkasin see sahtlit koristama. Ma tõstsin need asjad kõik välja siit. Ma hakkasin juba seda siit välja tõstma. Ma saan aru, et ma pean seda pesema. Ja siis ma ütlesin, oh my god. Et see oli isegi vett joonud. Hommik on mingi raunu maha. Ja ma olen juba kõik asjad välja tõstnud. Et see aju nagu lihtsalt läheb niimoodi rändama, vaata. Ja see hommikukoristuse teema on nagu, kui sul on ka ATH, ma ei ole diagnoositud, aga see on lihtsalt nagu nii avias, vaata. Ja oi, mul on pusjatakorvi selles. Aga mul tuleb palju mõtte, ma ei tea, mida öelda. Millest ma alustan? Ma alustan sellest, et kui sa tunned ennast ära, anna teada kommentaarides, et sa oled samasugune. Aga ma ei ole kunagi neid tabletikesse proovinud, ma ei ole kunagi käinud arsti juures ennast diagnoosimas, sest mul ei ole nagu otseselt vaja, sest ma ei kavatse neid tableti võtta, ma tahaks nagu huvi pärast võtta selle tableti ja teada, mis tunne see on, et su aju nagu lüütab ennast välja niimoodi, et sa suudad teha nagu fokusseerida ühe asja peale, ühte asja korraga teha. Aga mul tegelikult oli tabletikesi, aga ma ei saanud nüüd enam võtta, kui mul see kildnäärme teema oli, sest ma olin niigi nagu overstimulated, ülestimuleeritud ja noh, see tableti tohtin võtta, vaata. Ja ma ei ole seda siiamaani võtnud. Mis mu point oli? See ma peaks vett jooma. Esimene asjana hommikul näiteks. Haned seal hoopis. Vaatame, kas lendavad kõik õhku ka. Millilo, what the fuck are these, man? Ja vaatame, tule. Vaata, haned. Wow. Lähme ajame laiali või? Tule siia. Ma tahtsin näidata, mis ma sealt loomapoest Kikast ostsin. Tule siia, Miltsik.
tule siia. Nii, meil on valikus sellised snäkid, sellepärast, et Miltšiku me katsetame snäkke, siis tal on väike allergiapoiss. Ja siis need talle sobivad. Nii. Aga mul on Kika seoses ja mingid head uudised seal ostes alates 25 euro eest. Saad sa tasuta 12 nagu sellist pakikest, kus on toitses, no konservikest. Ma näitan. 12 tükki saab tasuta kaasa. Aga kuna Miltšik ei saa kõike järjest süüa, siis meie annetame. Millus, kui sa annetad need, jah? Ma arvan, võtame selle, kus on veis. Võtame paar tükki, võtsin, kus on natuke veist ka. Ja me saame suga reisile kaasas. No reisile minnes, kuskile Jägala Repsila juurde minnes kaasa võtta need. Eks, aga mingi shopake Kikas ja te kostate 25 eurost ja saate sellise hunniku. Jaa, hunniku saate tasuta, jaa. Aga kuna sa oled nii hea poiss, ma annan sulle ühe. Aga kui sa nüüd lähed vanni, Miilo, mis ma sulle siis annan? Ja kas see on sinu tänane siis kokkus sulle, mis ma sulle täna annan? Jah? Selleks, ma ei saa seda lahti nüüd. Okei, teeme siis selle lahti. Ja see on nagu grain free, see peaks olema hüpoallergeenik. Miiluska. Oi. Oi, tuli siia. Nii, istu. Anna käppa. Teine käppa. Nii. Tahab nii palju käppasid anda. No võta minu kallis. Kus te lähed? Ja siis traksid peab proovima, sest see rihma teema kuidagi üldse ei sobi. Et kui see traks sobib, siis sobib ja kui ei sobi, siis tšeki alusel saab vahetada. Ja kuna ma nüüd sõitsin Miltšikuga ringi ja seal oli tal puuk ju roomas ringi, vot selline elukas. Selle me püüdsime kinni õnneks. Aga mingi kaitse tahtsin talle. See maksis 30 eurot. Praegu on mingid soodukad seal, siis sai veel minus 10%, et kõik need asjad kokku olid 45 eurot. No see juba üks oli 30 eurot, vaata. Et soodukuga kokku nagu. Ja see on siis selline puugi nagu kutsule, ma ei tea, mis mikrone ahju laineid ta siin annab. Hakkasin mõtlema, kas see üldse mulle hea on, aga vast pole hullu. Võt selline ringike ja see käib talle selle rihma külge ja siis kaitseb siis. See peab peal olema 3-5 päeva ja siis see tädi ütles, et võib hakata ära võtma õhtuti. Muidugi ChatGPT ütles, et tohi ja ma ei tea, see kiri ka ütleb, et tohi. Aga loodame, et tohib. Vot, niimoodi. Miltšik, tule siia. Sa juba õgised ära, aga väike nõk. Tule siia, poiss. Mul on sulle veel midagi ju. Tule siia. Hakkame proovima. Teeme fashion show'd. Tule siia. Tule. Mul tegelikult on kõht täis ja natuke ka pea valutama. Kõht on tühi. Nii, proovime. Ma tean, et sulle ei meeldi, kui sinu käpakes ütles, no kuidas ma peaks selle proovima niimoodi? Ma pean selle siit ära tõmbama küljest. Üks sekund. Tule siia. Tahad snäkki? No tule siia, me lähme siis, saad varsti välja ka minuga, kui sa tahad nagu, me peame need traksid ära proovima nagu nii, tahad seda või mitte. No Miltšik, no, pupisik malingi. Nii pühmed käpukesed. Yes! Kas on õige suur, sul head on suuremad. Opa, vot see on õige šiiba. Tule siia, näita ennast. Vot see on õige šiiba. Oh, no tupsu nunnu. Sul on nüüd traksipoisid. Vaata kaameras. Teate, ta on nii tark, ta tunneb ära. Kui ma talle mingi pilti näidan või midagi, kohe teabki seal pildi peal isegi on ju. Armastan sind. Muide täna näeb seda, et mu silmad on päris normaalsed. Nad ei ole nii põletikus. Kuigi see
iPhone näitab nii palju, kui saab neid veenikesi, aga oi, Crimea River. Tahtsin loota, et ma olen ainuke inimene universumis, kes käib Jägala ripsilda vaatamas, aga siin on autosid täis kõik. See ripsild on mul üks lemmikuid kohti. Aga muidugi nad tahavad su rohkem rahvast. Vaata. Liila, kas siin on ilus või jää? Meil on mingi kõveras. Ära ainult vett hüppa, please. Lähme. Sa oled nii tubli, et sa ei karda, Miilo. Sa oled nii tubli. Sa oled juua, Miilo, või? Üldsegi juua. Njem. Nii pudeli kutsudele kaasas kanda. Ja, tahad veel? Aitame siia ja vett tuleb. Tubli poiss, joo vett. Tahad veel? Ka palav on õues. Palav või? Kes sul on palav või? Ma üritan meile külma lasta siia autosse nii palju kui saab. Joo, kallikene, joo. Mille jaoks need kivid on siin? Ma olen kogu aeg siin mõelnud seda. Et tankid ei saaks läbi. Tankid? Mul ilmus, et ma siia kolisin. Siit ei tule keegi läbi. See on ainus võimalus. Viltsk, tule siit tagasi. Tule tagasi. Tule siia. Milo, tule siia. See on nagu suht terav, sa võid siia proovida istuda. Sina tahad sinna istuda. Kuule, tule siia tagasi. Nüüd vist läheb natukene lappes ka siis. Aga pindu kinni. Peaaegu raisk. Tõmbas mina väike nirk. Liina tegi meigi, aga Face ID tunne ära. Ei saa. Lihtsalt ei tunne ära, jah? Kuule, maskiga isegi tunneb ära ju. No täpselt, aga sellega ei saa. Mine pekki. Tegime meiki siin. Ma ei tea, kas ma olen rahul, aga Triin on päris ilus. On nii, Miilo või? Ta ütleb, I am so excited about our meeting in Tallinn, baby. Ja siis mõtlen, I am so excited about our life together. Triin ajab mingit sitta meestele, Ja. aga ise läheb täna naistega välja. Ja. Nii, on valmis või? Filmime reaktsiooni. 1, 2, 3. No vaata. Ma ei näe su reaktsiooni. Okei. Ma pean minema kleidi endale ostma nüüd. Oh my god. Ma annan sulle kapist, tahad või? Ma ei sallina su kleite kasutada. Mul on üks Aserbaidžaani tall. Oh my god. No panin palju krohvi pillistamise mõttes. Pidin pillistama ka täna. Oota. Kas sa tahad minu telefoniga filmida nüüd või? Jaa, veel jäigi sina omaga pooleli. Okei. Triin, meil on printsess. Süda hingetõmbeid taab. Võtan ennast lahti, seisan paljad keset tund. Silmad kinni pikutan ja taega ja tund. Küll panin vaikselt tuudes. Kas see kvaliteet saab siita mulle või? Igatahes, täna, terve see nädal mul olnud lihtsalt keset päeva nagu mingi crash out, kus ma lihtsalt pean magama. Miks see nii halb kvaliteet? Kus ma pean magama ja ma täna ka mul sõbrannist tuli külla, me jalutasime Miiloga, sõime võikusid, me tegime talle meiki, traali-vaali
tegin selle meigi ära, ma ütlesin, aga ma pidin veel linna minema. Ja ma ütlesin, ma olen nii done, mul on vaja 10 minutit magada. Siis ma läksin voodisse ja Miltsik tuli mu kaissu, miau. Sõbrants istus siin diivani peal. Siis kelle oli, siis ma ütlesin, ei, ma ei tõuse, panin 10 minutit veel. Tegelikult ma 20 minutit magasin ja mul nagu sobis. Ja siis vaikselt võtsin ennast kokku, tõmbasin kokku ennast ja läksime linna. Mul sõber avas kohviku. Mis asi see on siin? Kaarli tänaval. Kaarli puuest 7. Ja siis käisime seal. Ma terve nädala teadsin, et ma laupäeval söön ühe saia. Ma teadsin seda. Ma valmistusin selleks mentaalselt ja füüsiliselt. Ehk siis ma ei söönud terve nädal mitte mingit shit'i. Ja siis nautisid seda. Ja siis oli Euroopa päev täna. Ja siis ma olin seal kontserdil. Ma eelmine aasta jõudsin Nööpi viimast laulu kuulda. Ja see aasta ma tahtsin seda Marlenit näha. Ma mõtlesin, et tahti, ma väga ei teinud vaja vettada näha. Aga ma nägin seda viimast laulu, see Külm. Ja siis see peegel, peegel seina peal. Miks ma sulle ei meeli? Pole kedagi siin ilma peal. Ainult mina ja ei keegi. Vaat seda ma laulan autos raadios kogu aeg. Siis ma tahtsin tegelikult Lexol Dance Machine'iga näha, aga siis mingid räpparid tulid sinna Max keegi. Siis ma ütlesin, see ei ole minu jaoks ja ma lihtsalt jaksan. Too much, man. Kahjuks ma ei jõudnud Lexol Dance Machine'i kuulata. Ja siis ma tegin otsuse, et ma lähen koju. Ja ma läksin koju ja võtsin Miilu ja jalutasime õues. Ja tänasega ma lõpetan selle päeva niimoodi, et ma joon oma fenheli teed. See on see. Aga ma ei ole näidanud teile, mis Aserbaidžaanis toodi mulle, jah. See on tüümen ja fenhel. Fennel vist on inglise keeles. Vaat niimoodi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Head aega. Head ööd. Buenas noches. Spokojной notši. Rohkem ma ei oska. Buenas Aires. Saate aru, ma tegin endale kikerjärjene omletti. Ja ma unustasin ära, pidin hommikusööks jääma. Ma lihtsalt hakkasin oma teed jooma ja tablad võtmata ja unustasin ära. Võtke õhtuidi Milo porgandid seal keevad. Aga siis ma hakkan oma omletikest sööma nüüd. Tere hommikust. Tegelikult ei ole üldse hommik, kell on 1. Vist. Oi, ma ei taha öelda, mis kell on. Ja käisin Miltsikuga väljas muidugi juba ja ma vaja meigi asjad eilsed ära koristada, aga ma siis söön oma seda kikerjärjene omletti nii kaua. Seller on täna joodud. Ma ütlen ausalt, ma ei ole ammu olnud järjepidev oma selleri joomistega. Varem mul oli vaja tagasi minna lihtsalt selle peale, et ma sööks. Eks ongi süke üles-alla ja lihtsalt peaasi, et tagasi hüpata selle reale ja nii ongi. Aga vaata, mis me omletikesega teha saame. Kas sulle maitsevad keedetud porgandid? Jaa. See on nii tubli. Paneb enne maha ja siis sööb sealt. Natukene paneme maha ja siis sööme. Ma tulin oma näppi tegema ja Milo tuli vaatama, kus on ta tsitsevill. Siin olen. Aga pole suutnud püsti tõusta. Aga vist peaks püsti tõustma sööma midagi, siis saaks saada ka jõudu. Minu kallis. And all I need is you and I. Ma ei tea, kas see laul käib nii, aga Milole laulan nii seda laulu. Oi, ta naeratab. Oi, minu pisikene. Ta naeratab. Tere. Tahtsin korra oma silma olukorda näidata. See on nagu kuidagi väsinud olnud. Ja siis ta on valutanud mul natukene täna.
et täna natuke on jah selline väsinud igatahes ja punane. Ja üldse mul on olnud natuke sihuke leige tunne, kus üks sõna on olemas tundele kirjelduseks. Aga positiivsed asjad on see, et vaadake, mul vahepeal tekkis sihuke asi, mu ripsud nagu läksid hästi heledaks ja nagu suht hõrenesid ja siis mu kulmud olid hästi heled ja hõrenesid. Aga see oli jah kogu selle ravi tulemus. Ja nüüd on juba päris tumedad tagasi, et siin on ka hunnik juba kasvanud. Et ma saan siit ära kitkuda ja ma rohkem ei tahaks neid puudutada. Las nad kasvavad. See on hea uudis ja... Aga jah, täna on jah siuke väsinud olemine. Eile ma ei filminud, ma käisin Tallinna teeninduskoolis. Vabandust, see oli Tallinna teeninduskool. Mis ta nimi oli? Ta on uus nimi. Igatahes, ma käisin õpilasi, kuna on see noormeistervõistlused ja siis ma käisin seal õpilasi natukene lihtsalt vaatama, kuidas nad teevad ja mingid massaaži näpunäiteid andmas. Enne kui ma sõitsin Hispaaniasse, mis aasta see oli siis 22 või 23? 23, oli siis filmimine selle noormeistervõistlustele ja see Vakin oli seal õhtujuht või saatejuht. Ja siis oli see filmimise kõik ja see oli päris nagu lege kõik. Ja siis ma olin seal koolis õpetaja ja siis me ikkagi nagu niimoodi treenisime kahte tüdrukut, et nad võitsid ära. Ehk siis kes on iluteenindajate noormeister? See noormeister on väga andekas, tal on väga lahtised käed ja ta on väga oma klienti pühendanud. Tema nimi on Laura. Palju õnne võidu puhul, Marion Mariette, sa said teise koha, pole hullu, aga me teeme sulle suure aplausi ikkagi. Ja meie plaksutame seni kaua, kui antakse medaleid. Et üks tüdruk sai esimese koha, teine tüdruk sai teise koha ja siis kolmas koht tuli kuskil teises koolis, ma ei mäleta, mis kool see oli. Aga see oli lege ja nagu see oli nagu äge tunne. Ja ma tõesti andsin neile nagu endast nagu nii palju, et sellepärast, et ma sain anda, et nad võitsid selle nii hästi vastu kõik. On nii miltsik või? Ja igatahes jah, tore oli nagu seekord ka käia, aga seekord ma nagu ei ole nagu nende juhendaja selles mõttes, et ma lihtsalt käisin nagu mind kutsuti lihtsalt külla, ütleme nii. Ja esmaspäeval lähen uuesti, ma võin natuke filmida võib-olla. Et esmaspäeval lähen uuesti. Ma tegin üks asjad, et paneb mind kohe särama. Aga ma ei tea, ma olen lihtsalt väsinud olnud. Ja praegu ma tahaks hakata uuesti nagu jumestusega tegeleda. Tahaks vaikselt jah, ja see meik on kuidagi mul jälle tagasi südamesse tulnud. Et ma tahaks seda uuesti tegema hakata nagu rohkem ja rohkem. Nii, nüüd saab vlogile lõpu peale panna. Käisin seal koolis ära ja ja siis ma käisin Miiloga jalutamas ja nüüd ma olen kodus. Ma olen diivani peal, pea valutab ja teeru pealist natukene nõrgad veel. Võtsin ikkagi natuke rohkem täna seda rohtu peale, et teeru pealistele, sest et ei vedanud välja. Vaatame. Praegu ma lihtsalt pikali heita, sest et pea lõhub täiega ja energiat ei ole, aga ma ei tea, mis see Miilo tahab, mida tahab pai. Ma pean oma telost hakkama asju kustutama, see kvaliteet on ebareaalne. Nii, see on nüüd, tahtsin lihtsalt korra näidata, see on see rapamune, see on mu süda ja siin on veerand jäänud kilpnäärmale. See on õnnistus, et mul on nii vähe jäänud. Aga selle hüdrokortisoliga mulle jäi nagu selline tükk viimane ja mul oli päris
jama olla. Mul muidu oli pool, vaata, aga siis ma hakkasin seda tükki võtma, tegin poolest pool ja hakkas paha. Ja ma lisasin nüüd sellest veerandist, lisasin poole juurde ja ma olen lihtsalt nagu mingi superman. Nii et mul on vaja järgmine goal on nagu sellest lahti saada, eks ole. Sellest lahti saada ja proovida sellega elada. Ja siis mingi hetk mul on goal see pooleks teha ja sellega elada poolikust ja mingi hetk üldse kõik ära kattida. Ja ma loodan mingi hetk kaob ära see juba kaob mai lõpus ja siis me hakkame seda treenima. No ja seal on veel unerohud ka, millest peab loobuma. Vot selline taulade värk, need ma võtan kohe sisse kõik. Ma ei tea, kas ma ütlesin jah, et see oli, ma rääkisin nerupealistest. See on nerupealistele. Ja kes see on? Hello! Ja mis veel? Ma vahepeal lihtsalt viitsi. Ma just vahepeal viitsis, ma vahepeal ärkan hommikul üles ja mu silmad on ikka persses lihtsalt. No selles mõttes persses, nad on lihtsalt nagu mingid punased ja paistes ja siis lihtsalt ei viitsi peeglisse vaata. Aga noh, mille ära lakku mingit suvalist asja. Aga selles mõttes siin on eriti uurses, väga kena. Väga kena! Ma ei tea, ma ei oska midagi öelda. Eile olin Prisma leti ääres ja võtsin nagu ma rohkem viitsi elada. Siis ma mõtlen, mida sa ütled, sa viitsi elada või? Tõid autoga Prismasse, siis saad süüa enda osta. Ja Miilogi alutada. Ja ma arvan, mul on see ka, ma ei stressa. Ma lihtsalt ei hakka stressata, nagu mul on mingi 0 stressirakku enda kehas. Ma olen kõik ära andnud. Ja ma ei viitsi muretseda. Mitte ma ei viitsi, ma lihtsalt ei tee seda, sest see ei tule minu seest välja, sest ma olen lihtsalt nagu, ma ükski tõenäga võtaks antidepressante, nagu, et sa kaot mingid emotsioonid ära vaata, aga ma ei võta neid. Mina ei võta neid ja ma ei tea, jah. Tegelikult mul on kõik mega hästi. Aga ma vist pole elus nii emotsioonid olnud lihtsalt. Pole see minu jaoks harjumatu. Olla siuke careless ja mitte muretseda ja muretseda mingi suhete pärast. Ma ei tea, mitte muretseda suhete pärast, mitte muretseda sõprussuhete pärast, mingi romantilist suhete pärast, peresuhete pärast. See pole lihtsalt minu jaoks võõras tunne. Võib olla võõras tunne olla ise enda jaoks, mida ma olen. See ongi võib-olla see võõras tunne ja see tekitab võib-olla algusest tunne, nagu oleks tühjus sees. Aga tegelikult ei ole, tegelikult on rahu sees. Pigem võtaks niipidi seda ju. Ja ikka meelde tuletan endale seda, et tegelikult sa ei tohi nagu oma seda kurbust maha suruda sellega, aga tuleb endale vahepeal meelde tuletada, et on inimesi, kellel on palju raskem. Et kui ma olin Hispaanias, elasin mu sõbrannal, oli leukeemia ja terve selle aja, mis ma seal elasin, ta võitles vähiga, on ju. Et samas see, et ma sain seal olla ja sain temaga tutvuda ja ma tutvusin muidugi terve tüdrukuga. Ja siis ta mingi hetki haigeks, aga siis tal oli see, et ta sai sellest üle kõigest ja ta tegi selle peo, et ta siis tähistab seda, et ta on cancer free ja ta kirjutas mulle Sevil, et sina olid osa minu inimestest, kes oli mul olemas ja ta kutsus ma sinna peole, aga ma olin siis juba Eestis juba ise oma teemadega, et siis ma ei saanud minna, aga lihtsalt see ühesõnaga, ja ma nägin ju, kuidas ta elas seal haiglas. Ma ju nägin, milline ta välja nägi ja mis see vähk tegi, on ju, ja seda reaalsust aru saada, mida see keemiaravi teeb, seda reaalsust ei saa mitte keegi aru, kui ongi see lähedane inimene, kes tema eest hoolitseb või
või siis number 1 tema ise. mis on point on jah selles, et ma mingi hetk nagu, kui endal tuleb mingi loll mõte kuskil Prisma leti taga, siis tuletad meelde endale ja see on okei endale meelde tuletada. Et teistel ongi raske ja see ongi fakt, et mõnel ongi palju raskem. Aga noh, sellega see ei tähenda, et sul ei ole raske. Et ennast maha ei tohi teha, aga ei tohi ka unustada. Nii et stay humble, bitch. Tere hommikust. Ma näitan teile, miks on raske emotsioone hoida pidevalt happy papina. Praegu on see valgus süke, et otse niimoodi. Kas ma saan seda kuidagi niimoodi? Igatahes nagu see on lihtsalt nii paistes siin. See on tõesti nii paistes. Ja kõik on jälle nagu siin, see paistes nagu jah, tuleb siin nina peale niimoodi. No ja muidugi siis see surub juba siit silmade alla kõik. Ja siis, noh, vaata siit on ja on sellepärast, see silm on punnis on ja siis vaadake, kuidas see silmamuna on nagu siin tagant ka veel selline, no see kõik on creepy, ma tean, aga ma näitan. Silmamuna on siit alt, nagu see valge on laienenud. Et lihtsalt näitan teile, kuidas see põletik, milline see põletik praegu on. Et oli nagu see aeg, kus oli nagu üli hea, ma olin mingi, oh my god, ärkad üles. Mõtled, et davai, hakkab minema. Eks ta lähebki, ma lihtsalt pean aega andma olema jätku suutlik ja järjepidev oma tegemistega. Aga lihtsalt see nagu viskab rajalt maha emotsionaalselt. Aga mis siin ikka, ma praegu vingun ära ja ma teen oma sellerimahla ja smutit endale ja siis vaata, mis ma päeva jooksul veel söön. Aga alustame oma päevaga. Ja ma teid kaasa ei võta sellepärast, et see vlog on olnud juba nii pikk. Ja ma lõpetan selle vlogu siinkohal. Ja ma lõpetan selle vlogi siinkohal positiivsel noodil. Aitäh, et olete minuga. Aitäh, et te vaatate. Aitäh, et te jälgite. Ja hoidke ennast. May this kind of love never find you. May this kind of situation never find you. Oota, davai, tšau. Ma ei saa sellest reklaamist aru, seal on mingi peekoni tükk, mingi Spanish guy, El Pozo, osa perest, number 1 Hispaanias. Mis asi? See tükk peekonit on osa perest ja number 1 Hispaanias või mis firma see on?